Tere! Tere, tere! Siin me siis nüüd oleme. Jaa, mina olen Pille Kaia. ja meil on teie jaoks täiesti tuttuus podcast Me räägi teemaga me räägime ilust ja tervisest. ja tervisest Ja tervisest ja ilust. ja vaheldumisi ja segi läbi, sellepärast et need on omavahel väga tihedalt seotud ja puudutavad absoluutselt kõiki inimesi, kes maa peal elavad, sellepärast et ütlen ausalt, olen töötanud 25 aastat naistega ja ma ei ole näinud kordagi ühtegi naist, kes tahaks väsinud ja kole olla. Ma olen täiesti nõus sinuga, et tegelikult see, mis meil siin ikka siin ümber toimub, tahame me või ei taha, tegelikult mõjutab laiema pildina absoluutselt kõike seda, mida me oma elus ette võtame. Alates sellest esimesest hetkest, kui me tõuseme, kuni siis selle hetkeni, kuidas me uiname. Just, ja järjest enam räägitakse seda, et tee elus neid asju, mis sulle väga-väga meeldivad. Ja see on üks see põhjus, miks see podcast üldse sündis. Sellepärast, et mitte, et meile meeldiks hullult siin kaamera ees istuda, vaid sellepärast, et see kogemus, mis meil mõlemal on, see on nii palju väärtuslik, et kui me saame seda jagada sinuga, kallis kuulaja, siis võib juhtuda, et sinu elus midagi hakkab ka teistmoodi minema, sellepärast et sa oskad võib-olla tähelepanu pöörata teistsugustele asjadele kui tänini. Jaa, ja see fookuse koht, millele sa mõtled, millele sa keskendud, olgu see siis see nahahooldus, olgu see laiem enesehool, olgu see toitumine, suhted oma lähedastega, kõige kallimatega ja ka kaugematega, et tegelikult see kõik on üks uskumatu universum ja ta võiks olla imeline. Ja olen tänaseks aru saanud, et me oleme täpselt nii terved, nagu me ise tahame olla ja nagu me ise valime. Jääb täiesti arusaamatuks, miks me inimestena valime olla väsinud, valime olla kurb, valime olla kurjad, vihata ja olla sellepärast haiged. Kui lahendused on nii lihtsad, et sa pead lihtsalt keskenduma teistele asjadele. Aga enne kui me teemasse sisse läheme, siis meie esimene saade räägib Kaiast ja sellest, miks tema neid asju teeb. Nii et tere sulle, Kaia, palun, kes sa oled? See on minu jaoks läbi aastate olnud üks vahest isegi kõige keerulisemaid küsimusi. Miks keerulisemaid? Sellepärast, et ma tunnen, et tegelikult on minu elu olnud kogu aeg muutumises. Ehk siis see, kes ma olin eile, ei ole see, kes ma olen täna, kes ma olin nädal aega tagasi või kuu või 2 aastat, 5 aastat tagasi, kui ma sain esimest korda emaks, kui ma esimest korda kellegiga erilisega, enda jaoks erilisega üldse kohtusin, kui veetsin oma vanematega lastena, ma ei tea, lapsepõlves Kauksirannas aega, noh ja nii edasi, et kõik need erinevad hetked tegelikult on toonud mind täna siia ja ma olen üdini tänulik selle võimaluse eest olla siin koos sinuga ja jagada neid taipamisi, neid mõtteid, millega tegelikult me saame niivõrd paljusid koos puudutada. Ehk siis täna ma tegelikult olen funktsionaalne nahaspetsialist ja see on nii tore nimetus minu meelest. Funktsionaalne tähendab nagu toimiv, töötav. Noh, kõiki variante tegelikult selles mõttes, et teengi tööd ja toimetan. Ehk et sinu tööl on tulemus. Jaa, absoluutselt. Väga hea tähelepanek. Minu tööl on tulemus. Aga kust see tulemus tuleb, on tegelikult ikkagi mõnes mõttes selline laiema pildi nägemine. Ehk siis see, et nahk on üks osa kehast, ta puudutab nii paljud meie sees ja ümber ja ma püüan seda ka vaadata, ehk siis see on see funktsionaalne pool nii-öelda. Et see funktsionaalne nimetus tegelikult tuleb funktsionaalmeditsiinist ja see on nüüd miski, mis lähtub keha sümptomeid vaadates, olgu selleks siis naha puhul näiteks nahakuivus või punetus või keha puhul väsimus, diabeet, mingisugused muud päriselt nagu nii-öelda diagnoosilised, ütleme siis seisundid, vaatab tegelikult sinna juurpõhjustesse. Et mitte see, et sul on vaja lihtsalt veresuhkurt näiteks reguleerida, kasutades mingisuguseid medikamente või siis toitumistega, et kust see siis nagu tegelikult tuleb, et sul kehas hakkavad need asjad nagu tasakaalust ära minema. Ehk siis see on nagu see pool, aga nahaspetsialist. Ja mulle veel eriti meeldib see, et Kaia on holistiline
see sõna holistiline on see, mis mind väga kõnetas, sellepärast et mina olen ka nende holistiliste ilurataste ja kõige sellega teinud ja siis, kui ma mõtlesin, et kuidas ma ennast kutsuksin, sest noh, mina olen õpetanud ju kodust näohooldust, kui sina oled profikosmeetik, siis mina olen avatöör. et see holistiline mind väga kõnetab ja siis ma leian, et holistiline iluterapeut Kaia Kardma Kõlab nii ilusti. kõlab nii ilusti. Kõlab nii ilusti. Jah. Et üldse minu meelest see ilumaailmas tegutsemine või olemine on üldse ilus tegelikult. Mis sest, et iga päev võib-olla või iga päev või sageli kohtab inimesi, kes parasjagu ei tunne ennast ilusana, aga siis see saab nagu kogu aeg võimaluse näidata nagu vot just nimelt neid võimalusi, kuidas tegelikult jõuad sa selle ilule nagu lähemale ja mis seal tee peal võib-olla siis on need sammud olnud, kus sa oled midagi ära unustanud või ei ole midagi sinu puhul töötanud ja neid lahendusi, mida sa ise ei ole leidnud, et kuidas neid siis nagu leidma hakata. Et see holistiline vaade, ma tükk aega mingi hetk mõtlesin, et see hetk, kui ma tahaks öelda nagu kosmeetikust kasvasin kuidagi oma teadmiste ja taipamistega nii palju välja, ma tegelikult ei teadnudki, kuidas peegeldada seda väljapoole, kuidas nagu anda märku, et ma nüüd ei ole kosmeetik. Ma nüüd ei ole lihtsalt nahaspetsialist, vaid et ma vaatangi keha kuidagi laiemalt, inimest kuidagi laiemalt, me seome sinna need toitumised, uned, harjumused, liikumised, erinevad sellised rutiinide komplektid, mis sul elus võivad olla ja kuidas seda nagu välja peegeldada. Ja võt siis ma jõudsin ise, et võt see holistiline kõlab nagu see. Ta kõlab hästi, aga sisu seal taga on tegelikult veel parem. Jah. On ju? Aga miks sa teed seda, mida sa teed? Kuidas sa jõudsid üldse kosmeetikuks õppimiseni? See on üks valus lugu. Nii nagu enamustel vist on see mingisugused kasvamise kohad on seotud hästi tugevalt isikliku valuga. Ja minu jaoks ilmselt emotsionaalselt üks kõige keerulisemaid aegasid teiste keeruliste kõrval ja toredate kõrval oli tegelikult, kui ma olin 23 ja sündis minu poeg, minu esimene laps, kes tänaseks on siis nüüd juba kohe-kohe täisealine, igati tubli ja tragi mees põhimõtteliselt ja pärast esimese lapse sündi siis lubasin ennast oma sisemiste kõhkluste ja kahtluste hoolimata naistearstil tegelikult veenda, et noorel naisel, kellel varasemalt on olnud pigem valulikud ja vererohked menstruatsioonid, et hea mõte oleks panna hormoonspiraal. Saab päevadest lahti, suure tõenäosusega võib-olla natuke määrimist jääb, aga noore naisena oma abikaasaga häid suhteid luues ja lähedust, see kõlas nagu nii hästi, see kõlas nagu hea plaan, et kellele need päevad ikka meeldivad, eks ju. Aga minu puhul see tegelikult lõppes üsna nii-öelda valulise aknekogemusega, ehk siis tegelikult hormonaalspiraal rikkus minu keha tasakaalu ära ja see lõppes, et nahaalused sellised sõlmekesed, valutavad kolded, pakitsev nahk, kõik see tegi ikka päris pikaks ajaks naha nagu nii-öelda põrguks. Aga see oli nagu see minu jaoks nagu esimene selline errori koht, kus ma tegelikult siis lõpuks sain ise aru, et mul enne seda probleemi ei olnud. Kui ma selle panin, siis see nagu tekkis ja kogu aeg tiksus sees, et ei, ma peaks selle ikkagi ära võtma, peaks ikka ära võtma, aga enne ma muidugi uskusin väga palju muid soovitusi, mis kõik võiksid töötada, mis seda muidugi ei teinud. Ja kui ma sellel hetkel, kui ma selle spiraali tegelikult ära võtsin ja siis nagu järgmiste kuudega see nahamure hakkas nagu iseenesest justkui nagu laabuma, siis ma sain enda jaoks nagu sellise sisemise, kuidas öelda, nagu selle sisemise hääle nagu sellise hästi tugeva nagu tunnetuse, nagu selle koha pealt, et ma tegelikult pean ennast kuulama. Et isegi kui see läheb nagu konflikti, mõnes mõttes selle muu maailma sellise hästi tugeva autoriteetse mingi ütlemisega, nagu seda tegelikult on naistearst on ju sinu jaoks, eriti kui sa oled ise parasjagu, sa ju ei tea, mis su kehaga toimub, sa teed seda esimest korda, eks ju. Aga see ei olnud nagu ilusates lugudes ikka, see ei olnud veel kõik. On ju. Et sealt edasi tegelikult ma sain ikkagi toitumise ja elustiili harjumuste koha pealt võib-olla kõige valusamad vitsad oma lastega. Ehk siis minu esimene laps ja teine laps mõlemad on olnud atoopikud, leemendavate põlvetagustega, valusate kraabitud põskedega, kõrvatagused puru, ja nii edasi, ehk siis selline sügelus ja nahaprobleemid olid võib-olla kõige valusamad teemad ja see viis mind sellisele
oma kodu puhastamise, oma toitumise korrastamise, kõige selleni, mille koha pealt mul täna, noh, nii-öelda täna nüüd mu lapsed on 17 ja 15 ja 7, et suuremad lapsed on ikkagi vahest öelnud, et emme, et noh, vahest võib-olla see oleks võinud lihtsalt nagu normaalsem olla. Et see noh, et aga kuidas öelda, et täna nimetatakse selliseid nagu enda elukeskkonna, enda harjumuste optimeerimise, noh, moodne nimetus on juba häkkimine mõnes mõttes, et sa nagu lähed ja teed nagu mingeid asju nagu justkui eriti, noh, peenhäälestad nii palju, kui see vähegi võimalik on. Tollel hetkel, selles olukorras, kus mina olin, siis minu jaoks oli see lihtsalt minu laste ja iseenda nagu sellise hoidmise jaoks, et kuidas ma saan sellest kohast välja ilma ühegi nagu moodsa templita. Et siis ma veel ei teadnud, et kuivõrd suurt rolli tegelikult need enda valikud, need enda toidupoes siltide lugemised, nendest nii-öelda värskelt pestud pesulõhnaga pesuloputusainetest vabanemised ja kõik need, kuidas need tegelikult hakkavad minu seda kogu kogemuse pagasit kujundama tegelikult ja kui palju ma tänu sellele saan võib-olla anda või nagu jagada oma taipamisi teistega, kes veel ei ole nagu või kes alles avastavad, et oi, et ma olen tegelikult mingis jamas. No see teema, mille sa praegu nii-öelda nagu laua alt laua peale tõstsid, on tegelikult päris hull teema, sellepärast et see, mis meil on ümberringi meie kodudes ja täna me räägime juba ju ka sellest, millest maju ehitatakse, eks, ja mida sinna kõike kinni pannakse või seina pannakse. Et see on nagu selline suur valdkond, et ütleme nii, et tavaliselt normaalsel inimesel, kes ei mõtle igapäevaselt sellele, see orienteerumine lihtsalt võtab silmad kirjuks, et see on tohutu töö teha selgeks need asjad poes, mis kõlbavad süüa, mis ei kõlba süüa. Ja siis sa lähed värvipoodi ja seal on täpselt sama teema, et mis värvid kõlbavad seina panna ja mis ei kõlba, on ju, ja siis sa lähed, ma ei tea, riideid ostma ja siis sa saad aru, et need riided kõlbavad selga panna ja need ei kõlba ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ehk et kuidas siis leida see enda jaoks kõige sobivam rutiin, kõige sobivamad tooted, kõige sobivam keskkond, see on selline, ma ütleks, $1 000 000 küsimus ja sellepärast ma olen aru saanud, et kui naised leiavad oma perele vajalikud või sobivad tooted, ega nad naljalt neid ringi ei vaheta. Et sul läheb elu kordades kergemaks, sellepärast et on mingisugune valdkond, millega sa ei pea enam üldse tegelema, sa oled selle kodutöö ära teinud. Sa tead, sa tellid kuskilt mingeid kindlaid asju või ostad mingist poest kindlaid asju, eks ju, mingeid asju ostad Selverist, mingeid asju ostad Coopist, mingeid asju tellid netist, on ju. Et su elu läheb korduvalt või kordades lihtsamaks, aga see töö tegemine, et sa saaksid aru, mis on päris ja mis on rämps, vot see on see koht, kus läheb meeletu aeg ja meeletu energia ja sa pead ikka teadma ka, et selles osas. Ma olen täiesti nõus veel, eriti ka see, et sageli meid, kuidas öelda, see elu nagu sunnib meid nagu hakkama neid muudatusi tegema, sageli selles olukorras, kus sa oled nagu, sa oled ise ikkagi jalgupidi mudas, sa oled nagu selle vesiliivases, sa oled nagu kuidagi kinni vajunud tegelikult ja see teeb selle vahest isegi kõige raskemaks. Just need esimesed sammud, sellepärast, et sul puudub nagu see, kuidagi see jooksev jõud sellega tegeleda. Aga vaata, see on see, kus sa inimesena kasvad kõige rohkem, sest kui sul on kõik hästi, ega sa ei kasva siis. Ja siis sul ei tule nagu seda mõtetki, et hakkaks nüüd seda teemat sügavamalt uurima. Sa ikkagi hakkad tegelema nende asjadega, mis sul endal või sinu perekonnas on probleem. Ja elu ei väsi sulle neid probleeme ja jamasid ette viskamast, sellepärast, et sa selleks oledki tulnud siia, et võimalikult palju nii-öelda jamasid oma elus ära lahendada. Ja see on see kasvamise koht, nii et tänu nendele probleemidele, mis sul on olnud oma elus, sa jõudnud sellisesse kohta, kus sa täna oled, on ju, aga see ei ole ainult meie puhul, see on sinu puhul täpselt samamoodi, on ju. Nii et nendele tuleb ikkagi ainult ja ainult tänulik olla. Ja see tänutunde kasvatamine enda sees, tegelikult see on miski, mida ma päris ausalt välja ütlen, et ma tegelikult treenin seda vist iga päev ja nagu täiesti teadlikult püüan endale iga nagu sellise mingisuguse sammuga, mida ma teen või kohtumisega tegelikult öeldagi, et aitäh.
et mul on see võimalus olla selle inimesega, olla selles ruumis, kohtuda selle kliendiga, õppida sellest vestlusest seda mingisugust asja, mida ma sealt saan parasjagu kaasa võtta, isegi kui võib-olla korraks tundub, et ma ei tea, kas see minu jaoks nagu kõige meeldivam koht oli, aga mis ma saan siit kaasa võtta tegelikult, et oleks järgmine kord nagu teine. Sa nii toredasti praegu ütlesid, kuidas kliendid sulle väärtust loovad. Jaa. Aga kuidas sina klientidele väärtust lood? Ma tahaks mõelda, et kõige enam lootuse andmisega. Väga paljud, kes minu juurde jõuavad, tegelikult on olnud päris kaua otsimas. Nad on käinud erinevate spetsialistide juures ja mõnes mõttes ollakse isegi natukene skeptiline, kui jõutakse siis nüüd järgmise holistilise naha spetsialisti juurde. Et see kõlab natukene teistmoodi, aga äkki see viib nagu samasse, nagu äkki see lõpptulemus on ikkagi seesama. Et sellepärast ma ise tunnen, et üks kõige suuremaid rolle, mis minu töös täna on tegelikult jagada seda, mida ma olen taibanud enda nii-öelda kogemuse pealt ja just nimelt seda teadlikkust nii-öelda nagu inglise keeles nagu education based, et sa nagu püüad kogu aeg aidata midagi paremini mõista, et kuidas ma saan mingisugustest nii-öelda näiteks kasvõi nahahoolduses, kuidas ma näen neid erinevate toodete koosmõjusid, kuidas lihtsalt midagi teha, nagu nii-öelda selgitada võib-olla iga nagu lause või mõtte juures võib-olla 2 lauset rohkem, selleks, et ma kuuleks seda, et aga keegi ei olegi mulle seda niimoodi rääkinud. Et siis mina nagu mõtlen ise, huvitav miks? Me ju tegelikult, kui mõelda kosmeetikuks õppimine näiteks, erinevad tervisekoolitused täna, mida tegelikult on ju tasuta ja tasulisi saadaval nii palju, et tegelikult vahest mulle tundubki, et need teadmised on täna praktiliselt vist juba kõigil olemas. Et midagi uut nagu justkui nagu universumis siin nagu väga ei liigu, vaid keerutatakse nagu vanu tarkusi ülesse ja vahest pannakse neid kuidagi huvitavasse uude nurka, niimoodi, mis sa veel võib-olla nii et tundub uudne. Aga kuidagi see loogiliseks nagu rääkida, võib-olla see on üks minu selliseid võluvõimeid, et mulle väga meeldib ühelt poolt rääkida, miks me siin nagu nüüd oleme, on ju, et jagada, aga kui suur rõõm on näha, kui selline segadustunne asendub mingisuguse rahu ja vaikusega ja lootusega, et kuule, et aga see tundubki loogiline, proovime ja kui see siis omakorda viib mingi tulemuseni, siis ma tean, et ma tegelikult olengi saanud inimese elu muuta. Lihtsalt sellega, et ta usaldas justkui ja ma andsin talle selle lootuse ja võimaluse. Ma olen ka seda meelt, et sa ei saa muuta seda, mille olemasolust sa mitte midagi ei tea. Et kui sa ei saa aru, miks sul üks või teine või kolmas probleem on elus, sa ei saa seda muuta. Siis sa käid ja tegeled selle probleemiga, aga me oleme mõlemad lahendustele orienteeritud. Ehk et me vaatame nagu sügavamale täiesti erineval moel, aga me tegeleme põhimõtteliselt ühe ja selle juurikaga, mis sul seal all on, et miks sul need asjad on, sest väga tihti me lähme ma ei tea, kuskile arsti juurde, terapeudi juurde, nõustaja juurde, kosmeetiku juurde, selle sooviga, et leida lahendust ja meile antakse lahendus, mis tegeleb leevendusega. Aga me mõlemad otsime seda põhjust, miks meie keha selliseid sümptomeid annab. Ja see on selles mõttes küll elu muutev, et kui inimene saab aru, mida ta teeb, kas ta mõtleb valesti või ta toitub valesti või ta määrib ennast mingite valede asjadega või ta võtab mingeid valesid asju sisse, mis tema kehaga ei ole nii-öelda siis nagu joonduses ei sobi, siis ta tulemust ei saa ju sellist, mida ta võiks saada ja sellisel juhul on see aja, energia, raha raiskamine ilma tulemuseta. Või sa saad väga lühiajalise tulemuse. Korraks saad lahti ja 6 aja pärast on see kõik sul tagasi. See on üks suurimaid võib-olla kitsaskohtasid isegi või selliseid nagu probleemkohtasid, mida ma tegelikult oma töös näen. Ehk et inimesed nagu just nimelt nad saavad mingi tulemuse, aga mingil põhjusel see ei jää pidama ja nad kukuvad jälle tagasi. Et ja kui sa teed seda nagu mitmeid kordi, et kui nagu ikka ja jälle, siis tegelikult siis ei olegi nagu, kuidas on, see on nii loomulik, et sul siis kaob see lootus ära. Et kuidas ma seda korda saan. Ja kui me vaatame, eks ju, et
võib-olla mõni mees kuulab ja mõtleb, eks ju, et see on mingi naiste teema, siis no kui ma vaatan mehi, siis eriti noori mehi, siis ei ole see ilu neile sugugi mitte vähem tähtis kui naistele. Vanemad mehed võib-olla on juba õppinud seda enesekindlust ja nad on juba leppinud sellega, et nad on sellised, nagu nad on ja väga paljud mehed ju täna tegelikult käivad ka kosmeetikasalongides ja käivad igasugusteid erinevaid, ma ei tea, treeningsaalides ja võib-olla mingites ringides, eks ju, kus hingavad ja vabastavad mingeid emotsioone ja asju. Ehk et jõuavad sinnani, et mina olen see oluline koht ja saavad aru sellest, et kui mina ennast halvasti tunnen, siis ma ei saa ju olla oma lastele hea lapsevanem, mehe või ema või isana, eks ju, et need on kõik omavahel seotud ja sellepärast see meie podcasti teema ongi nagu sellele, et kuidas ma ennast saan edasi aidata. Ja kuna me oleme ennast juba nii palju edasi aidanud, et me oleme iseendaga saame hästi läbi, et siis me jagame seda kogemust, mis meil on nüüd sinuga, et sina jõuaksid ka sinna või kus sa saad endaga väga hästi läbi või kui sa juba oled seal, siis et sa leiaksid enda jaoks veel mõned lisa sellised ampsud, mis sul aitavad ennast veel lihtsamini, paremini hoida. Väga tore, aga ma küsin kaks sellist väga põhjapanevat küsimust. Mis on sinu jaoks ilu? Tahaks nii väga öelda, et ilu on vaataja silmades. On ju, et noh, et ei ole nagu mingit nagu selles mõttes, noh, sellel ei ole ju tegelikult noh, või noh, ilmselt on mingid definitsioonid ikkagi olemas, aga see on nii tugevalt seotud selle sisemise tasakaaluga mingisuguse, see ei ole seotud, see on nagu justkui nagu filter, kuidas sa ennast nagu näed või kuidas sa teisi ka näed tegelikult. Aga see filter ei ole miski, mida sa lülitad nagu sisse ja välja, nii nagu sa seda teed mingisugust laivi tehes, et paned aga omale mingisuguseid tilulilusid külge ja nii edasi, et see tegelikult on selline sisemise tasakaalu filter, võib-olla siis võiks kõige rohkem öelda. Et ja mõnel sa saad kohe aru, et see on seal Jumala paigas. Ja teisel sa saad aru, et tal on see olemas, aga ta ei näe seda. Et see on selline nii nagu õrn teema mõnes mõttes ja ometi ei tohiks sellest rääkida lihtsalt sellise võib-olla nagu esteetilise vaate küsimuses, vaid lihtsalt selles, et inimene võib olla nagu päriselt ilus. Nagu suure algustähega lausa. Ilus inimene. Ja mitte sellepärast, et ta sinna ajakirjakaane peale sobib, vaid sellepärast, et ta on lihtsalt ilus. Väga ilus. On ju? Väga ilus. Aga teine sama lihtne küsimus on see, et mis on sinu jaoks tervis? Tervis on minu jaoks mõnes mõttes rohkem selline tehniline isegi, tahaks nagu öelda. Sellepärast, et keha tasandil kõik on ju nagu bioloogia tegelikult, füsioloogia, biokeemilised protsessid, kõik see, mis meie kehas toimub ja see, millest me koosneme rakkudest. Sisuliselt. Ehk siis sellised sisuliselt silmale nagu mikroskoopilised väiksed süsteemid meie sees dikteerivad selle, kuivõrd energilisena sina ennast terve päeva jooksul tunned. Kuivõrd klaar ja sile on sinu nahk ja kuivõrd hästi sa öösiti magad tegelikult. Sellepärast, et rakkude sees toimuvad need funktsioonid, millega meie nagu läbi elu justkui kas nagu hästi hooldatud nii-öelda sõidukiga oma kehaga kulgema. Ja minu eesmärk on küll oma selle elusõiduki eest hästi hoolt kanda ja kui sina kuulaja saad meilt tänu sellele saatele, nüüd tutikale podcastile häid nippe, kuidas oma seda elusõidukit heas korras hoida, siis mina arvan, et minu roll siin küll on nagu rõõmuga täidetud. Mida sinu jaoks see, Pille, on? Mis nagu tervis või? Jaa, mis see sinu jaoks tähendab? Minu jaoks on tervis selline asi, mida ma ei tunne. Et kui ma oma keha ei tunne, siis mul on tervis korras.
Kui ma kuskilt ei valuta, kui ma kuskilt ei, kui mul kõik asjad toimivad, kui ma ei pea mõtlema selle peale, et mul on keha, siis ma olen terve. Kui ma jõuan, kui ma käin, teen asju ja see, et ma õhtul võin olla väsinud, kui ma intensiivselt toimetan, see on teine teema, eks. Aga tervis on minu jaoks kooskõla iseendaga ja oma kehaga. Ja mida mina igapäevaselt nagu väga-väga näen, on see, et ma julgeks väita enamus inimesi. Kahjuks. Oma füüsilist keha sellisel moel ei väärtusta, et ta saaks aru, et sellest sõltub 100% sinu elukvaliteet. Ehk et me võtame seda keha nagu mingisugust, lihtsalt on. Laguneb, siis laguneb. Kuivab, siis kuivab, eks. Aga see on see, mis sulle hiljem kätte maksab selle eest, et sa lõpetad kuskil hooldekodus dementsena või mis iganes ratastoolis. Et sa ei hooli, sa ei väärtusta seda füüsilist keha, mis sul on. Sest see on ainus asi, mis sind päriselt edasi aitab. Sinu füüsiline keha on sinu kõige suurem tööriist. Sa saad temaga lahendada praktiliselt kõik probleemid, mis sul elus on. Ma julgen täna selliselt sõnastada selle, sest kui sa hakkad oma keha kuulama, kui sa hakkad oma keha tunnetama ja kui sa hakkad oma kehaga tegema koostööd, siis absoluutselt kõik asjad sinu elus muutuvad. Absoluutselt kõik asjad. Ei ole valdkonda, mis jääks puutumata. Ja selles mõttes on see tervise pool minu jaoks selline, et see on, kui sina ei hooli oma tervisest, siis sa tegelikult ei ole võtnud vastutust oma elu eest, ütleksin mina. Sa ei ole saanud täiskasvanuks, sa ei ole hakanud vastutama enda eest. Väga hästi öeldud, tegelikult väga-väga sügavalt. Et Nojah, sellepärast, et sul siin elus tegelikult ei olegi mitte midagi muud kui sinu keha. Tegelikult, sul ei ole mitte midagi muud. Ja sul ei ole ka mitte kedagi muud. Sest kui sa oma keha ei armasta, siis sa ei saa armastada ka kellegi teise keha. Eks, kui sa endas ilu ei näe, siis sa ei näe ka kellegist teises ilu. Või mitte milleski muus. Minu jaoks on maailm ainult ilutäis. Minu jaoks on kõik asjad ilusad. Mina käin, ma näen ainult lihtsalt, kui ilus see maja on, see värv on, see inimene on, küll tal on ilus mantel seljas. Oi, näed, siin on esimene võilill on läinud õitsema. No küll on ilus välja. Minu jaoks on ilu kõikjal. Ja see on nii huvitav, kuidas me käisime ühe seltskonnaga Pariisis ja siis läksime Notre Dame'i juurde, siis ta ei olnud veel maha põlenud, on ju. Ja mina vaatan, et küll on ilus kirik seest ja väljast ja käin ja vaatan ja siis üks noormees ütleb, et no ma ei saa siin olla, et siin on selline kusehais, et ma ei saa siin olla, ma ei tule siia enam mitte kunagi tagasi, eks. Ja siis ma tundsin ka korraks, aga mu fookus on teistel asjadel. Mu fookus on ilusatel asjadel ja siis ma näen ainult ilusaid asju. Ma võiks vaadata kõike seda häda ja viletsust, ma seda oma vastuvõttudel näen kogu aeg seda häda ja viletsust. Ja seda on tegelikult ka väga lihtne ringi keerata, kui sa saad aru, kuidas seda teha. Ja see on tervisega ka, et kui sa saad aru, mille pärast sa pead oma füüsilist keha hoidma, siis su suhtumine oma kehasse ju tegelikult muutub kohe. Ja kui keha vastu ei pea, siis sind ei ole siin maailmas enam olemas. Elu saab lihtsalt otsa. Pane tähele, armased kuulajad, et kui sa seda kuulasid, tegelikult mida Pille praegu rääkis, see on üks see põhjus, miks me sinuga siin räägime tegelikult. Ehk siis see füüsiline tervise pool on niivõrd tugevalt sõltuv sellest, mis sul siin nagu vaimse poole peal toimub. Ja nad on üksteisega nii tihedas korrelatsioonis, et kui see üks pool on paigast ära, siis sa ei saa mitte midagi, kuidas öelda, siis sa oled ikkagi kreenis. Ja sa ei saa jääda ignoreerima nagu emba või kumba, vaid tegelikult sa pead hakkama kuskilt otsast neid nagu teemasid lahendama, et hästi hea, et sa rääkisid ühe loo,
ma täna hommikul tegelikult noh, nii hommikukohvi kõrval ikka sa vaatad natukene, mis maailmas toimub Vaatad ja või? no ma natuke See ei mõju hästi. ma natuke vaatasin ja ma ei lase ennast selles mõttes, minul on see filter nagu see ilus filter on samamoodi olemas nagu Pille kirjeldas tegelikult. ta vahepeal küll natukene tuhmub, aga siis ma jälle pühin ta nagu kohe, see on nagu prilliklaasidega, et siis ma pühin ta kohe puhtaks ära ja panen uuesti Ja siis ta helistab mulle, me reguleerime selle ära ja, kohe. et ja just, et oleks nagu ikkagi kenasti paigas ja see, et ta natukene vahepeal nagu, kuidas öelda, nagu pendeldab veidikene, see on nagu elu, see on üks elu osa on ja Pille ütleb, selle peale ei pea midagi pendeldama. Ei, no vaata, see on duaalsus. Me elame duaalses maailmas, inimesed ütlevad, see on ilus, see on kole. Aga tegelikult on igas koledas asjas midagi ilusat. Ja igas ilusas asjas on ka midagi, mis ei ole nii ilus. Küsimus on selles, et mida sina sellest asjast võtad. Ja millele sa ikkagi keskendud, selles mõttes, et sa saad aru ju, et seal on kole, aga ma võin vaadata selle ilusat poolt või võimaluse poolt, on ju. Just. Ja igas jamas on tegelikult ju võimalus. Küsimus on selles, kas sa keskendud jamale ja toodad seda juurde või sa keskendud võimalusele ja toodad lahendusi. Ja ma oma klientidele, mul tuli praegu ka täiesti meelde, kus ma tegelikult väga paljudel palungi olla mõnes mõttes ka lausa tänulik selle eest, et nende keha annab neile märku, et nende sees on mingi jama ja see manifesteerub siis nii-öelda või paistab välja selle nahamurega. Et küsimus ei ole tegelikult nahas, vaid hoopis selles, mis on sinus kui tervikus nii-öelda toimumas. Et seda tänutunnet nagu märkamise koha pealt ka. Jaa, sest see on väga oluline. Ma räägin, kui sa oma kehast ei saa aru, siis sa ei ole veel täiskasvanuks saanud ja võtnud seda vastutust, et vot see on minu probleem ja ma tahan selle ära lahendada. Ja see probleem võib sul ju avalduda mis iganes variandis. Aga muidugi on ka lahendus, et sa lähed arsti juurde ja sööd eluaeg tablette ja hoiad oma vererõhku sellega tasakaalus, aga sa võid ka vaadata, et miks sul see vererõhk nii kõrge on ju, ja leida mingisuguseid sõbralikumaid lahendusi ja ka mentaalseid lahendusi, et neid asju ära lahendada. Miks nii kõrge pinge kehas on? Miks sa käid nagu kõrge pinge torn ringi? Jah, miks see kõrge pinge nii kõrge on, on ju? Jah, just on ju, et kui tegelikult saaks nagu selle, kuidas need vaheldused on igasugused madalad ja kõrged ja noh, nii on ju. Olgu, kuidas nad on. Just. Ja. Aga ma küsin siis su käest veel, kuna sina oled siin pihitoolis täna, on ju. Et mis sulle rõõmu teeb elus? Mis mulle rõõmu teeb? Mul on mõnes mõttes olnud väga rõõmurikas elu. Eelkõige just läbi selle vabaduse teha, mida ma tegelikult tahan. Ja ma mõnes mõttes vahest ma selle rõõmu sees, muidugi unustad selle rõõmu osa sealt nagu ära ja oled lihtsalt kõige selle sees, mida sul vabadus teha on ju. Et sellise tubli tüdrukuna see on võib-olla see kõige suurem risk nagu kaduda ära selle rõõmu sisse. Aga järjest rohkem tunnen rõõmu vabadusest teha, mida tahan. Ja justkui jõudsin nagu lausega nagu vaheldusega nagu tagasi sinna, et võib-olla olen jõudnud sellisesse kohta, kus peaks väga hoolega valima, millele ma oma aega kingin ja annan. Või kellele. Või kellele. Ja kas see on see, mis mulle rõõmu toob. Sellepärast, et kui me enne rääkisime sellest, et siin elus sul on su keha, siis ma tunnen, et see aeg on see teine mõõde, mida peaks hästi võib-olla pingsalt jälgima, et see oleks täidetud rõõmuga, just nimelt. Ja vabadus minu puhul teha seda, mida ma tahan olla nende inimestega, kellega ma tahan, et praegu tunnen, et ma tahaks seda nagu rohkem isegi. Aga see on see tore fookuse seadmise koht. Ehk siis, et kui ma täna tunnen, et vot see ongi see koht, mis mulle tegelikult rõõmu teeb. Mulle teevad rõõmu positiivsed inimesed, elu jaatavad inimesed, need, kes näevad võimalusi, et see on see rõõm minu jaoks. Olla nagu ümbritsetud nagu sellistest pisikestest päikestest,
ja olgu see siis vahet ei ole, kas väljas tegelikult on päike või ei ole, aga seda ruumi täita nagu sellise eheda olemisega, ehedate emotsioonidega, ehedate mõtetega, see on see, mis on täna minu jaoks suurim rõõm. väga äge. Jaa, ega seda rõõmu tuleb ikkagi alguses võib-olla isegi otsida, Jaa. sest meid on õpetatud ju korralikuks ja tõsiseks ja see rõõm on meilt ära võetud, Mhm. eks ju, et selles mõttes on see pool. Jaa. Aga noh, rõõm on tegelikult hästi lihtsates asjades, et kalli abikaasaga isus diivani peal tukkuma jäämine, metsas jalutamine, noh, neid rõõmuallikaid ju tegelikult on ju ääretult palju. Küsimus on lihtsalt jälle selles märkamises, et kas sa märkad, et sul tegelikult oli rõõmus või et sa lihtsalt käisid ja tegid mingisugused nagu checklist'id ära, et ma pean nüüd tegema seda, on ju, et ma pean jalutama minema, aga et kas sa oled selles jalutamises ka siis selles ruumis kohal, kus sa seda teed, on ju. Et mul on selle koha pealt hea meel, et ma elan linnast väljas, natukene mokaotsaga maakas et et siis on vahest isegi võib-olla selliseid ehedaid ja rõõmsaid hetki palju lihtsam leida. Minna välja, vaadata oma kanasid 10 minutit terašit taga ajamas ja tunda, et oh, nii lihtne elu on ju, nii lihtne elu, et kõike on nagu külluses ja kantakse sulle nagu ette rohkem veel, kui sulle nagu jagub. Et see on rõõm. Jaa, see on rõõm seal maal ja vabaduses olemine. Mhm. Et see on see, mida need, kes on kogu aeg linnas elanud, nad ei oskagi seda ette kujutada ja nad ei pruugigi noh, kui mina kolisin linnast maale, siis mul võttis ikka päris mitu aastat, enne kui ma ära harjusin sellega, et ma nüüd elan maal. Et selles mõttes see on ikka täitsa teine elu, aga sellel on väga palju häid külgi, nimelt aeg on seal täiesti teises rütmis kui linnas. Jaa. Et see on nagu uskumatu, kui palju on ajatunnetuse erinevus maal ja linnas. No jällegi, keegi oleks rääkinud, ma poleks uskunud. Mhm. Aga ise kogedes seda, siis saad aru erinevusest. Nii, ma ei tea, kaua me nüüd oleme siin juba lobisenud, aga meil on sulle ka üleskutse, et sa kirjutaksid meile siis see, mis teemad sind huvitavad, sellepärast et me hakkame siin siis nii-öelda nagu kalevi alt välja tooma väga erinevaid teemasid ja mida rohkem me saame sinult seda küsimust või seda sisendit, seda huvitavamad need saated sinu jaoks tulevad. Aga jah, see tervis ja ilu on nagu selline peamine valdkond, millega me siin tegeleme, nii et see saab olema selline tore teema. Sest see on väga lai teema ja noh, ma arvan, et mustmiljon teemat läheb tervise ja ilu alla. Ma olen täiesti nõus. Ma arvan, et meil seda veskit siin jagub jahvatamiseks päris pikalt. Aga kui sina oled nüüd täna kosmeetik, profikosmeetik, mulle see sõna väga meeldib, sa tead, mida sa teed, siis mis on üks praktiline nõuanne sul täna, mida inimene, kes kuulab, saaks kohe kasutada? Mis on selline hästi lihtne arusaamine, mis teeks talle kohe muutuse? Ma näen täna väga palju ühelt soovituselt teisele hüppamist ja natukene vähe sellist päriselt pühendumist. Ja miks see nii oluline on või miks ma sellele tähelepanu tahan juhtida, on see, et tegelikult keha ja nahk armastab üle kõige järjepidevust. Need bioloogilised protsessid alates naha uuenemisest, alates sinu keha uuenemisest, noorenemisest, taastumisest, puhkamisest, kõigest selle, et need tegelikult on üsna nagu ressursimahukad protsessid ja kui sa pidevalt hüppad justkui ühelt uuelt trendisoovituselt, ühelt uuelt toidulisandilt, ühelt uuelt dieedilt või smuutilt või trennilt või selliselt mõnusalt uuelt uudiselt, mis murrab nii-öelda kõikvõimalikke uudiskünniseid ja mida kõik peaksid kindlasti proovima. Et kui sa iga uue sellise justkui nagu soovitusega kugad kaasa lähed, siis tegelikult sa ei saa nii häid tulemusi,
kui pigem teatud asjadele nagu süsteemsemalt lähenemisele. Et vahest on vähem palju rohkem just nimelt efekti mõttes. Ehk me ilmselt järgmistes saadetes kindlasti räägime ka nendest erinevatest nahahooldusrutiinidest, enesehoolerutiinidest, kõikidest nendest nippidest, mida sa teha saad. Ja ma usun, et sa sealt saad siis juba ka nagu konkreetsemaid samme, sellepärast et võtta kokku nagu kogu see tervik ühesse lausesse, vot hakka nüüd seda tegema. Et seda on keeruline, aga me püüame seda järgmistes saadetes siis samm-sammult sinule tuua, aga ükskõik millele sa otsustad ka oma fookuse seada, siis tee seda nii nagu otsusega, et ma pühendungi päriselt mingiks ajaks. Et siis sa nagu naudid neid vilju, et see on umbes sama nagu, kui sa panedki kevadel külvad seemneid või paned noore õunapuu maha ja siis käid ja vaatad, et kas ta nüüd see kevad juba õitseb või kas nüüd tulid väiksed vissid tulid külge, aga need kukkusid suure tuulega kevad nii-öelda vastu suvehakul maha, on ju, et okei, järgmine aasta tuleb jälle. Et seda enesehoolt võtta pigem kui enesearmastuse ühte osa ja kui tulevad need head nipid, siis hakkame vaikselt järjest rohkem seda siis nii-öelda oma päevadesse tooma ka. Vot, Aga nii, seekord sai selline. seekord sai nüüd siis selline. Järgmine saade me uurime tegelikult natukene lähemalt, kes on Pille, millega ta tegeleb ja kuidas ta sind saab aidata ja nii ongi. Et sina siis saada meile oma küsimused. Leiad meid Facebookist, Kaia Kardma, Pille Mutli, ja siis me hakkame neile jõudumööda vastama ja järgmise korrani. järgmise korrani, siis näeme jälle.